Ma olen muutnud erinevatel põhjustel registriväliseks 3 videot Markus Tegelane kanalil. Nendeks videoteks on PatchOS log OS, tutorial how to use mouse in patch files ja Windows versioonid läbi aegade koos reklaamidega. Põhjus, miks need videod ei ole enam avalikud, on seetõttu, et need sisaldasid teatud määral valeinformatsiooni ja või ma ei olnud väga uhke nende videote üle ja ma ei tahtnud, et nad oleksid enam avalikud. Juhul, kui te tahate neid videoid mingil põhjusel ikkagi näha, siis te leiate need minu enda nimelise kanali Markus Maal prügikast esitusloendist. Järgmine asi, millest ma tahan rääkida, on üks pakkfail, mille kallal ma töötan. Selleks on patch. See patch fail võimaldab teil joonistada, kasutades erinevaid tähemärke. Siin näete ühte eelvaaret sellest, milline see pakkfail välja näeb. Pange tähele, et tegemist on beta versiooniga. See võib olla erinev võrreldes viimase versiooniga, mille ma lõpuks siin kanalil avaldan. Järgmisena tahan rääkida uuest kanalist, mille ma tegin. Selleks on Markus Tegelane, ehk siis see on programmeerimisele keskendunud kanal, kus ma avaldan erinevaid uuendusi enda tarkvaraprojektidest. Samuti teen ka muid huvitavaid asju. Seega kindlasti vaadake seda kanalit. Sellele kanalile on ka veebileht minu veebisaitil markustegelane.ml, seega vaadake ka seda. Siinkohal tasub ka märkida seda, et kanali sisu on eksklusiivselt inglise keeles. Kuid kui te ei räägi inglise keelt, siis on ka kõigil kanali videotel ka eestikeelsed subtiitrid. Järgmine teema puudutab Markuse arvuti meelelahutuse videot, mille ma lükkasin edasi, ehk siis mu Mongo OS-i video. Ma lükkasin selle edasi selleks, et avaldada järgmisena Windows 10 Ameliorated Edition kohta video. See on ka selles mõttes huvitav video, et ma esimest korda eksperimenteerin mitme kaamera vaatenurgaga. Kuna tundub, et inimestele meeldivad Markuse arvuti meelelahutuse videot, siis ma jätkan nende tegemist. Järgmisena tahan rääkida kanali Markuse asjad kohta. Täpsemalt selle kohta, et kõikidele videotele sellel kanalil on nüüd saadaval inglisekeelsed subtiitrid. Muidugi erandiks on kõik otseülekanded, kus ei ole subtiitreid, arvestades sellega, et keskmiselt on otseülekanded 4 tundi, eks ole, või lausa pikemad. Teine kurb uudis Markuse asjad kanali kohta on see, et mul ei ole plaanis sellele kanalile rohkem videoid üles laadida ega ka otseülekandeid teha. Kõik videod, mida ma sellele kanalile juba üles olen laadinud, jäävad alles, aga ärge oodake uusi videoid sellelt kanalilt. Mul on ka mõned plaanid see kanal kustutada, aga need plaanid ei ole veel realiseerunud. Järgmine teema, gameplay videod, ehk siis mul on plaan tagasi tuua gameplay videod enda kanalil, ehk siis kui te olete vaadanud videoid, mille pealkiri on Markus mängib bla bla bla, eks ole, siis mul on plaan need videod tagasi tuua. Küsimus vaatajatele, kas ma jätkan nime Markus mängib kasutamist ja nummerdan episoodid vastavalt või nimetan seeria ümber nimeks Tegelane mängib ja siis alustan nummerdamist otsast peale. Ma olen kaalunud teist varianti peamiselt seetõttu, et kõige esimene episood Markus mängib seeriast on aja jooksul lihtsalt kaduma läinud autoriõiguste probleemide tõttu ja mul ei ole kusagil varukoopiat sellest videost, nii et
kui kellelgi on, siis andke palun märku, aga minul isiklikult ei ole seda videot kusagil alles, mis on kurb. Aga siin on nimekiri 3 mängust, mida ma kavatsen mängida, pluss üks salajane mäng, mida ma võib-olla mängin, aga kuna ma ei ole kindel, kas ma mängin kindlasti seda mängu, siis ma ei ütle teile, mis mäng see on. Järgmine teema, mis vajab natuke rääkimist, on see, mis iganes juhtus 5. mail, eks ole. Ehk siis 5. mail, juhul kui te ei ole teadlik, laadisin üles 5 videot ühel päeval. Te mõtlete, et oota, miks ma seda tegin ja mis mõte on nendel videotel. Ehk siis need videod on, võib-olla märgate, üsna lühikesed. Ükski nendest videotest ei ole üle 2 minuti. Ehk siis tegemist on arvutinõuannete videotega. Ma tahtsin luua uusi videoid arvutinõuannete playlisti ja kuvada need uusimad videod enda kanali avalehel, et enda avalehel oleksid nagu uued videod arvutinõuannete playlistis. Ma ei tahtnud, et ükski nagu vana video nagu ette tuleks. Ja ma arvasin ka, et need videod on väga kasulikud. Ainus video, millega ma võib-olla rahul ei ole, lihtsalt vaatamiste vähesuse tõttu on see, kuidas kiiresti vabastada getaruumi video, millel on ainult 2 vaatamist. Ma ei tea, miks inimesi see video ei huvitanud. Võib-olla öeldite kommentaarides, miks te seda videot ei vaatanud. Ja ma laadisin üles uuendatud versiooni, kuidas näha arvuti graafikakaardi informatsiooni videost. Täpselt Windows 11 jaoks, mis 100% ei ole ainult selleks, et näidata, mis graafikakaart minu arvutis igatahes. Kokku 5 videot tõesti. Ja ilmselt seetõttu, et ma need nii lähestikku üles laadisin, nad ei saanud väga ka palju kuvamisi. Nii et